Hei kutid! Siin on Jäku TV ja mina olen muidugi mõista Meridin. Ai, kui kaua me pole teinud 5 põhjust, aga täna me teeme hoopis 10 põhjust. Ja see on 10 põhjust, miks ma vihkan kooli. Aga kuna see on rohkem minust, ehk siis kanali loojast, kes see, kes kaamera taga istub, sellest tüübist, siis me peame tegema mõned muudatused. Abrakadabrakapamp. Hei kutid, siin olen mina, Elina. Jah, see on mu nimi, kui te seda ennem ei teadnud. Ja täna me teeme 10 põhjust, miks mulle ei meeldi kool. Nagu teate, mõnedel, ehk siis minul, on vähem, miks ma kõik sassi ajan. Kui te teate juba, on koolini vähem kui nädal aega. See lihtsalt ajab mind nutma. Kujutage ette, meil on olnud nii vähe koolivaheaega, nii vähe. Ja juba see lõpeb. Ja ma võtan siis niimoodi, et 10 on kõige, mis mind kõige vähem häirib, aga nagu esimene, mis kõige rohkem. Nii et alustame. Number 10 on tohutult rasked koolikotid. Miks? Mis selle koti sees on? Ma ei jaksa lihtsalt enam. No tõsiselt ka, kui raske võib üks koolikott olla? Päris raske, ma võtan seda tagasi. Number 9, jaa. Number 9 on see, et vahetund on kohutavalt lühike. Õpilased, te tegite kõik väga head tööd ja nüüd on vahetund. Tšau! Kuidas siis sa arvad, et sul töö läks? Ma arvan, et mul läks päris hästi. Äkki lähme ka mängu? Kas me saame ka mängida? Muidugi. Lapsed, kõik klassi. Kas sa teed nalja? Number 8 on õpetajad. Mõned neist on väga toredad, aga mõned neist on ülikurjad. Ei ole midagi, et sa seekord oma kontrolltööga hakkama ei saanud. Äkki järgmine kord läheb paremini. Või siis, kui sa järgmine kord veel sellise hinde saad, siis ma pean lihtsalt su koolist välja viskama. Number 7. Kui keegi ülipikk istub mu ees. Ma ei näe mitte midagi, mis tahvlile on kirjutatud. Number 6. Üksinda istumine.
ma saan aru, kui sa istud nagu paar päeva, see ei ole nagu üldse hull, aga kui sa pead istuma paar nädalat. See on lihtsalt, mulle üldse ei meeldi see tunne, see on lihtsalt veits vastik tunne. Kus Lisette on? Kas äkki ta jäi haigeks? Ma loodan, et ta tuleb homme, mul on lihtsalt vastik siin üksinda istuda. Paar nädalat hiljem. Tere, Lisette, on hea, et sa lõpuks siia tulid. Okei, ma pole ka nii hull, et ma hakkan nii käituma, aga lõpuks, kui ma peangi ainult üksi istuma, siis ainus. No vahest ma saan kellegi teise kõrval ka, aga nagu kui ma pean üksinda nii kaua istuma, siis ma lihtsalt panen enda koolikoti, siis on ka palju mõnusam olla kui üksi. Okei, number 5. Hilinemine. Mul on 2 õde, aga üks mu õde kolis nüüd välja, aga teine lõpetas kooli ära, aga ennem oli niimoodi, et mu õde jubedalt, ta mökutas jubedalt, et ma jään iga kord hiljaks ja me saame jõledalt sõimata, kui me hiljaks jääme ja peame minema direktori juurde ja ma olen juba käinud paar korda, aga see on nii tüütu lihtsalt. Okei, ma jään hiljaks. Emme! Ma jään hiljaks! Ja me peame kohe su õde ootama. Liise, kas sa oled? Liise, ärge kohe ülesse! Jah. Mis on? Meil on ainult 15 minutit aega sõita, sa tead, meil kõlub 30 minutit peaaegu sõitmiseks ju. Sa pole isegi ennast ära pesnud ja riidesse pannud ja vähemalt ja mitte isegi söönud. Fine. Oodake mingi 5 mintsi veel. Meil pole aega. 10 minuti pärast. Ma jään nii hiljaks ta pärast. Mida sa ootad, lähme nüüd. Sul hea öelda, sa ei saa jää ju nii hiljaks. Koolis. Ma olen nii hiljaks jäänud. Oleks mingi võimalus tast mööda saada. Peab riskima. Tere, miks on sul nimi ja miks sa nii hiljaks jäid? Mu nimi on Elina ja mu õde mökutas. Sa tuled järgmise tunni ajal direktori kabinetti ja kui sa liiga palju oled direktori kabinetis käinud, siis sa pead olema oma vanematega. Okei, kas ma võin nüüd minna? Ja ära unusta, et ma jään ju hiljaks. Ma ei saa aru, kuidas see üldse aitab. Ma jään ju rohkem hiljaks, kui ta seal rääkima hakkab. Number 4. Meie mataõpetaja on samast lahe kui ka kuri või range. Ja meil on tavaliselt nii palju õppida, aga ma ei saa mitte millestki aru, siis ma terve tunni lihtsalt või pool tundi lihtsalt. Teen igast asju ja veidi olen tüütu. Okei, siis. Mida? Ai midagi. Tipi 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 tip tipi 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 tip tipi 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 tip 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 tipi tipi. Mida sa teed, jääb vait? Ma ei teinud midagi, olen tasa. Ma proovin õppida. Tipi tipi jääb vait. Marta, palun räägi seal viimases pingis. Ma näen küll, mida sa teed. Aga tema...
unusta ära. Hihi. Number 3. Ma tean, et see teile paljudele küll meeldib, aga mulle see üldse tegelikult ei meeldi. Sest mul on õpetajaga väike konflikt ja nüüd meil tuleb teine õps see aasta, nii et jep. Ja see on kehka või sport. Mulle üldse ei meeldi joosta. Tere lapsed! Tere! Nii, nüüd minge jookske 15 ringi. Mida? Kuulsid küll, 15 ringi, nüüd kohe haps. Ei tohi kõndida, ainult jookske. Sa teed vist nalja. Elina, sa pead õppima kiiremini jooksma. Nüüd poistega rahvaste pall. Kohe. Kohe, püsti, kohe, marss. Te lähete maha. Unista edasi. Okei, siin on pall, nüüd kivipaberkäärid, kes saab palli ennem. Kivipaberkäärid, 1, 2, 3. Come on. Noh, näita, mida sa suudad. Tead, mis kohe näitangi. Väljas. Mu sõrm. Ai. Õpetaja, kas ma võin minna arsti juurde? Muidugi mitte. Mis sul on? Sõrm valutab. Saab kohe terveks. Ai. Pärast tundi. Okei, see oli tänaseks kõik, võite minna. Kas ma nüüd võin minna? Okei, mine käi lihtsalt ruttu ära. Ai. Ma arvan, et midagi väga tõsist ei ole. Ma panen sinna kreemi peale. Kui kodus punetama hakkab, siis... Ja, siis peate draamapunkti minema. Kodus. Ai. Emme, mul sõrm valutab juba terve päeva. No küll homseks saab terveks. Head ööd. Kole nüüd. Ai, oh my god, see valus. Nädala pärast. Tere, kullake, tule peale. Emme, mul ikka veel sõrm valutab. Lähme siis draamapunkti. Draamapunktis. Proua? Jah. Teie tütre sõrm on katki. Ma olen kohutav ema. See küll ei tundunud nii valus, aga no. Saan kipsi. No kips on äge. Täna on esimene päev kooli vaheaega. Mida? Nädala pärast. Okei, mul võeti just täna hommikul kips ära. Kui tore. Nii, jookske, trenn. Tere, õpetaja. Noh, kus siis sinu vabandus on? Siin. Kus kohast sul see käsikotki on? Mul võeti täna hommikul kips ära. Okei, siis on lood. No, oled kehv püüdja. Püüa paremini. Tänapäeva lapsed. Okei, mu ups pole küll nii ilbe. Aga jah, peaaegu täpselt see juhtus. Ja ma ikka veel mäletan seda, kui see juba eelmine aasta. Nüüd number 2. Ma arvan, et seda vihkavad kõik. Hommikul ärkamine. Tap. Oh. 10 minuti
minuti pärast. Elina, sa tuleb kohe praegu ülesse, sööd hommikust, paned riidesse, me jääme hiljaks. Okei, ma panen need valmis, sa võid nüüd minna. Tšau. Sorry. Ja see, number 1. Ja see on kõige tüütum minu arust. Ja ma arvan, et teie arust ka. Kodutööd, tõsiselt. Ma olen 6 tundi koolis ja kirjutan ja siis pean ma tulema koju, et veel 3 tundi kirjutada. Elina, hakka kohe kodutöid tegema. Ja tahvli võtan ära. Oluline tehtud, kui ma tagasi tulen. Miks? Kas sa teed nalja? Ma vihkan elu. Aga noh. Dun. Olen nüüd. Ja see oli 10 asja, miks ma vihkan või miks mulle ei meeldi kool. Oota, mis edasi oli? Jaa, õige. Ja see oli 10 asja, miks mulle ei meeldi. Ma juba ütlesin seda. See on minu video nüüd edasi, sa tegid jäänud. Okei. Ja see, ma juba ütlesin seda. Loodan, et teile meeldis minu 10 video, kuna ma juba nii ammu seda teinud. Ja põhjus, miks ma pole ammu videot teinud, on see, et alguses ma ei viitsinud, siis mul ei tulnud mõtteid, siis mu aku oli tühi ja nüüd on kooli ettevalmistused. Need ajavad mind lihtsalt nii kurva. Aga kui teile meeldis, likeige ja kui teile ei meeldinud, likeige ja kindlasti tellige ja see siis kõik. Minu väikesed suhkrutükid. Tšau!